Selle juurde tuleme kohe tagasi. Tšau! Mina olen Gert ja mulle ei meeldi droonid. Need mänguasjad on ohtlikud ning umbes sama nauditavad, kui motorolleriga pinistavad puberteedikud juulikuu öös. Küll aga nägin produtsendi lapsikut vaimustust ja mõtlesin, et ehk suudan neile mingi loogilise väljundi leida. Selleks, et mõista, tuleb kogeda. Alustame lihtsa drooniga. DJI Spark. Pidi ta maksma umbes 400 eurot ning tegema väga ilusat videot. Lähme proovime. Tagasi stuudiosse. Drooni lennutades sain teada, et kasutusalasid on mitmeid. Esimeseks on kindlasti üks levinumaid, lõbusõit. Neid droone saab kõikjalt. Koduelektroonika poodidest ning turult happukurgiletist. Teiseks on midagi põnevamat, võistlemine. Need droonid ehitatakse kiireteks ning omavad ääretult head juhitavust. Nähtavus on täpselt nii palju, kui juhtimiseks vaja ning kõik viled ja kellad on ära korjatud. Õnneks neid igapäevaliikluses ei näe ja peamiselt pilisevad oma ringraja päevadel. Kolmandaks on video- ja fotodroonid. Need on kindlasti ühed kõige laiema kasutusalaga lennumasinad. Selle alla näiliselt võime liigitada ka erinevate termo- ja muude kaameratega masinad. Näiteks piirivalve kasutab neid piiril toimuva jälgimiseks. Tulles tagasi algusesse, siis prooviringi ajal suutsime auto niimoodi valli sõita, et kättesaamiseks oli vaja mäe otsast tukku maasturiga mees üles ajada. Aitäh sulle ning vabandan siiralt, et su üles ajasime. See viperus aga ei olnud viimane. Tehase andmetel on Sparki lennuaeg circa 16 minutit, meie aga saime napilt 10 kätte, aga enne õhkutõusu seadmete ühendamine. Tänu sellele, et oleme drooninduses väga rohelised, suutsime kogu ühendusprotsessi viia tunni aja peale. Siit ka hea tipp. Tehke see kogu kadalipp enne läbi. Manuaalid on nii, nagu nad on ja päeva lõpuks oli ikka 3 meest ja koera vaja, et üldse Spark õhku saada. Järgmine tipp. Pult on vajalik. Kahjuks aga konkreetne pult toimib vaid selle konkreetse drooniga. DJI oskab äri teha. Saime need asjad kõik tehtud. Droon on õhus. Kohe selgub tõsiasi, et tegemist ei ole päris karbist välja ja kohe kunsti tegema lahendusega. Nagu kõik asjad, siis ka sellest hea tulemuse kättesaamine võtab palju aega ja tiivikute vahetamist. Õppides läheb ikka käest ära. Isiklikku emotsiooni väljendades leian, et need võtted olid nauditavad ning saime isegi mõned päris ägedad kaadrid. Kindlasti uurime droonindust edasi ning teeme ühisprojekte mõne profiga, et ikka oma nägemust veel paremini edasi anda. Küll aga mõned asjad on kindlad. Droon kui tööriist vajab aega, pühendumist ja tahaplaanile ei tohi jätta ka lihtsalt tõde. Pealiskaudsed visuaalsed taevakaadrid on nii levinud, et vaid läbi selle eristumine on mõttetu. Tegemist on tööriistaga su arsenalis, mis aitab lugu paremini jutustada. Teine oluline punkt on see, et paljudes kohtades drooni lennutamine on keelatud ja üldiselt vajab korralikku süvenemist meie seadustesse ja määrustesse. Ohutuse asja ma ei hakka isegi mainima. Juhul, kui sa sellega tegeled, siis see on midagi, millega oled end juba kurssi viinud. Oksi propellerisse. Hinda võrdle hinnavaatluses, olulised lingid all descriptionis. Vajuta subscribe ja loomulikult tarbi targalt. Aitäh!